No nii, tere hommikust, Eestimaa õues on päris krõbe. Tänaseks meil väikseks partneriks on siis CityV. Jep, õues on -13 kraadi. Me mõtleme, et siukseid ilmesid tuleb ikka ära kasutada ja et palju meil seda Eestimaa talve ikka on. Ja siis tulimegi Ralfi juurde siia Tartusse. Mõtlesime, et kuna meil on väga palju activities teha, mida siin Lõuna-Eesti kandis rohkem teha, siis stay tuned, see video tuleb äge, ma ütlen teile. Ma olen tegelikult päris kaua juba oodanud, et neid asju teha, nii et down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking I might have caught the June blues. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know I. Ühesõnaga pillid aetakse rekatelt ja treiladelt maha. Meil on rahakohver kaasas, me ostame endale nüüd kardid. Ma ei oskagi mitte midagi öelda. Ma olen 4 tundi maganud. Sa oled pedaalidega mootorrattaga sõitnud enam? Ei, ma olen isegi mootorrattaga. Ei, pedaalidega paigiga. Ma olen isegi normaalse mootorrattaga sõitnud. Nii et põhimõtteliselt ma lähen sinna ja vaatan, mis must saab. Ma juba mõtlen, et ma võib-olla peaks ennem Larsi sõitma, sest äkki peale Larsi enam sõita ei saa. Mis see kaalub mingi? Koos sinuga 400 kilo. No mina ei kaalu sõita. No, ta ütles 300 pluss kaalub. Midagi sükest, jah? Noh, koos sinuga 400. Ja, midagi selline. Normaalselt sõita siis väga ei ole võimalust välja. On. No ühesõnaga näeme. Sõidame välja sõna. And I'm stone cold with the flags on the squad and I'm smoking up a check. Man, I just wanna go fast, hold on my teeth and on my neck. And I'm stone cold with the flags on the squad and I'm smoking up a She's sending all her friends snaps on my new tracks, cause all these hoes know what's about to come next. I hit my plug up, got the paper connect. I drop a couple bands, I just wanna go. Man, I just wanna go fast, gold on my teeth and on my neck. And I'm stone cold with the flags from the squad and I'm smoking up a check. Man, I just wanna go fast, gold on my teeth and on my neck. And I'm stone cold with the flags from the squad and I'm smoking up a check. Tegemist on masinaga, mille nimi on Crosskart. Seal on 150 hobujõudu, 6 käiku, mootor. Miks see lahe on? Lahe on ta sellepärast, et ta kaalub vähe, sellega saab hästi kiiresti sõita. Ja temaga sõitmine on tunduvalt odavam kui mingi auto sõitmine. Siin piisab ühest mehaanikust, ei pea olema tegelikult meeskondatud. Ühel masinal 1 mehaanik ja saad oma sõidud tehtud. Transportida lihtne, kaalub 400 kilo koos sõitjaga. Saab kasutada väikest haagist, ei pea olema lube, spetsiaalse haagis lube. Mees tuleb ise rajale käru järgi, ilma spetsiaalse lubedeta. Teeb oma võistluse sõidu, läheb koju tagasi. Ühesõnaga ökonoomsem kui sõita autoga. Ja muidugi kiirus, ta on oluliselt kiirem kui kõik teised 4-rattalised asjad. Ta on sama kiire kui superkaar, mis on 600 hobujõudu.
lühidalt kõik. Me oleme otsapidi jõudnud Põltsamaale. Ralf läks Subarut peenestama kuskile Tartu kanti. Seal oli mingi track day, tehti täiesti jäärada, kus siis nad kütavad ringi. Ootame, et Ralf oma autot seal maha ei kanna. Ralf, ole tubli seal, hoia pea vastu. Oska Ralfi auto ära, kui see juba veel müüdud ei ole. Selleks ajaks, kui video üleval on. Ja mis meil ikka öelda on, ülikava üritus oli. Kindlasti minge vaadake crosskart.ee ja kindlasti need kõik Crosskardi leheküljed ka, mis on Instagramis, Facebookis, Tinderis, Printestis, igal pool on leheküljed ja sealt saab nagu näha igasugused erinevat informatsiooni nende kohta. Neid saab ka rentida. See on kindlasti sõidukogemus, mida teil kunagi varem ei ole olnud. Selle asjaga sõitmine on hoopis teine. Ma arvan, et mitte üks käsi ei liigu ja käsitle raja peal ennast niimoodi nagu see nagu talvel just, nagu talvel proovige käsi jalga. Ja kindlasti võite uurida meie käest, kuidas meil on kontaktid olemas, kuidas nendega sõita saab ja kui tahate võib-olla hooaega kaasa sõita, siis saad terveks hooaeg selle endale rentida või võistluseks või mida iganes. Või lihtsalt osta endale. Seda saab osta ka. Neid saab osta, jah. Mõned rahakamad võivad endale kohe sularaha kohvni laual lüüa ja osta endale. Selleks korraks siis videoga kõik oli jälle mootorite maailma nädalavahetus. Roolivõimu pole, lõpetab tänaseks. Ehk siis andke kommentaarides teada, kuidas meeldis siuke video. Võite kirjutada, mis te teete talvel siukeste ilmadega, selliste külmadega, et Driftite parklas äkki. Jah, see ei ole tore. Ärge tehke siukest asja. See on mõttetu. Tehke nagu asju, mis on proper. Lõuna-Eestis on üli palju jääradasid ja siuksed kohti, kus sõita. Järved on jääs, tiigid on jääs, jõed on jääs, põllud on jääs. Neid on nii palju, sa maksad 10 €, sa saad päev otsa oma Sierrat, Bemmi, Audit, Volvot, nii et sul lendab keps välja enne kui sa ära väsid. Põhimõtteliselt küll, jah. Või siis kütus saab otsa või rehv saab otsa. Versus see, et sa pead politseinikule maksma mingi trahvi eest, siis sa tekitasid kõikidele teistele inimestele, kes tahtsid normaalselt liigelda ohtlik olukorra. Nii et like, share, subscribe ja andke kommentaarid ja sulvad.